nii, tere hommikust. On meie 1, 2, 3, 4. päev Korful ja lahkume Palevakast Ritsast, et siis lõpuks õhtuks jõuda Paramoonasesse. Jõudsime kohta, mida kutsutakse keiser Wilhelm II trooniks või siis tema observatooriumiks. Tema oli Saksa keiser, kes armastas väga Korful puhata ja oli ka suur tähistaeva nautleja. Sisenesime Achilleioni lossi väravatest. Tegemist on siis tõeliselt uhke neoklassitsistlikus stiilis lossiga. Lossi rajas Austria-Ungari keisrinna Elisabeth. Tema oli samuti nagu ka Wilhelm II vaimustatud väga Korfust ning veetis siin väga palju aega. Ringkäik jätkub aedadega, mis peaksid siin olema head kaunimad. Me oleme kohal enda ööbimispaiga juures. See on täiesti Karuperses, kuigi ta on suhteliselt tuntud ranna lähistel. Siin pole absoluutselt netti ega ka üldse mobiililevi. Tänane öömaja on selline askeetlikes tingimustes, väga retro televisiooniga. Aga vähemalt siin on konditsioneer. Aga vaade aknast on väga selline rustikaalne. Otsime üles praegu kohalikud suured liivatüünid. Juba vist olemegi nendesse sisse sõitnud otsapidi. Halikoonas on koha nimi, kuhu me nüüd lähme. Ja seal on mitu head kilomeetrit pikka liivaranda. Meist vasakule käele jääb niisugune laguuniala. Peaks leiduma ka siin neid roosasi flamingosid. Aga täna neid väga ei paista. Selline Saaremäe kadakate tunne on selle kadaka lõhn. Veidi kuumem.
päeva lõpp on meid toonud väikesesse Agio Matteose külakesse. Otsime süüa, kõhud on tühjad ja kodulinnas eriti mingit söögilubadust täna väga ei ole. Siin restoranis on burger do it yourself, kotletid pluss pitasai.